No nii, halloo. Loeme jälle raamatut edasi. Kõtt on siin nagu see mütsidel on siuke tõtt. Nii, prillid pähe kohe algusest peale. Numbrid. Kui sa vaatad pärast tagantjärgi, küsi ka üks number. Issa, mis mulle tuli, 64-ni või? Vaatame kohe. Jep, 64-ni. 64-ni. Ja ma ütlen kohe siit ühe enne. Vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgeim vorm, seda ütles Jiddu Krishnamurti. Need on need prillid, mis on natukene kööbakad, viltu, aga töötavad, nii et las olla. On mind ikka kuulda, ma loodan, et on mind kuulda. Eks te siis kes vaatama tuleb, annab teada, sest ega ma enne ei tea, eks ole. Niimoodi, et siis see on nüüd 3. peatükk, hinnanguta vaatlus. Ja mul hakkas siin just vihma ka sadama, nii et loodetavasti on mind ikka kuulda. Ma tahtsin ikkagi õues olla, ma ei tahtnud olla toas. Ma ei tahtnud täna toas olla. No nii, tšau, esimene vaataja, ütle mulle, kas mind on kuulda. Prillid valmis. Moonika või? On Moonika või? Tegin punupõtsi, nüüd on nii imelik. Vaatle. On vähe tegevusi, mis on nii tähtsad ja religioossed kui see, ütles Frederik Buschner, kirikuõpetaja. Noh, tšau, ütle mulle, kas mind on kuulda. Kuuled mind? Nii. Ehk on. Ja Marshalli enda luuletusega algab see peatükk siin. Ma suudan taluda seda, kui ütled, mida tegin või ei teinud, ja ma suudan taluda sinu tõlgendusi. Palun ära neid kahte omavahel segi aja. Kui sa soovid mõnda teemat segaseks ajada, võin sulle öelda, kuidas seda teha. Sega see, mida mina teen, sellega, kuidas sina sellele reageerid. Ütle mulle, et oled pettunud, sest näed lõpetamata koristustöid, kuid minu nimetamine vastutustundetuks pole viis mind motiveerida. Ma tahan veel allapoole, et oleks ikka raamatut ka näha. Nüüd on raamatut ka näha. Nii. Ja ütle mulle, et tunned kurbust, kui ütlen ei sinu edutamisele, kuid mind julmaks meheks nimetamine ei suurenda sinu tulevikušansse. Jah, ma suudan taluda, kui ütled mulle, mida tegin või ei teinud. Ja suudan taluda sinu tõlgendusi, aga palun ära neid kahte omavahel segi aja. See oli siis Marshall Rosenbergi luuletus. Nii, esimene VVS on siis vägivallatu suhtlemine. Esimene VVS-i komponent nõuab vaatluse eraldamist hindamisest. Meil on vaja hinnangut andmata täpselt jälgida, mille nägemine, kuulmine või puudutamine mõjutab meie heaolutunnet. Vaatlemine on VVS-i tähtis komponent, millega me püüame selgelt ja ausalt väljendada oma suhtumist teise inimesse. Kui me ühendame vaatluse hindamisega, vähendame võimalust, et teine inimene kuuleb seda, mida me öelda tahame. Selle asemel kipub ta kuulma kriitikat ning osutab seetõttu meie sõnadele vastupanu. VVS, vägivallatu suhtlemine, ei nõua meilt täielikku objektiivsust ning hindamisest hoidumist. See eeldab meilt vaid võimet hoida oma vaatlused ja hinnangud lahus. VVS on protsessi keel, mis ei tunnista jäiku üldistusi. Selle asemel põhinevad hinnangud vaatlustel, olles eriomased konkreetsele ajale ja kontekstile. Semantik Wendell Johnson on märkinud, et kasutades igavesti muutuva reaalsuse väljendamiseks või vallutamiseks staatilist keelt, tekitame endale palju probleeme.
Meie keel on muistsete ja võhiklike inimeste loodud ebatäiuslik instrument. See on animistlik keel, mis kutsub meid rääkima stabiilsusest ja muutumatusest, sarnasusest, normaalsusest ja loomusest, maagilistest muundumistest, kiiretest paranemistest, lihtsatest probleemidest ja lõplikest lahendustest. Samas tahame me selle keele abil kirjeldada maailma, mis on täis progressi, muutusi, erinevusi, mõõtmeid, funktsioone, suhteid, kasvu, koostoimimist, arengut, õppimist, hakkama saamist, keerulisust ja meie igavesti muutuma maailma ja meie suhteliselt staatilise keelekasutuse kokkusobimatus on osa meie probleemist. Seda ütles siis semantik Wendell Johnson. Minu kolleeg Ruth Bebermeyer vastandab staatilist ja protsessikeelt laulus, mis illustreerib hindamise ja vaatluse vahelisi erinevusi. Ma ei ole kunagi näinud laiska inimest. Ma olen näinud meest, kes kunagi ei jooksnud sel ajal, kui mina teda vaatasin. Ja ma olen näinud inimest, kes mõnikord lõuna ja õhtusöögi vahel magas ning vihmase ilmaga koju jäi. Kuid ta ei olnud laisk mees. Enne kui sa mind hulluks nimetad, mõtle, kas ta oli laisk mees või tegi lihtsalt asju, mida meie peame laiskuseks. Ma ei ole kunagi näinud lolli last. Ma olen näinud last, kes tegi vahel asju, millest mina aru ei saanud või tegutses viisil, mis oli mulle ootamatu. Ma olen näinud last, kes polnud näinud neid paiku, kus mina olen olnud, kuid ta ei olnud loll laps. Enne kui kutsud teda lolliks, mõtle, kas ta on loll laps või lihtsalt teab teisi asju kui sina. Olen otsinud nii, kui saan, kuid pole veel näinud kokka. Nägin inimest, kes segas kokku aineid, mida pärast sõime, inimest, kes keeras ahjus sooja juurde ning jälgis liha valmimist. Ma nägin kõike seda, kuid mitte kokka. Ütle, kas sina näed vaadates kokka või kedagi, kes teeb neid asju, mida meie kutsume söögi tegemiseks. Seda, mida mõni meist kutsub laiskuseks, mõni väsimuseks või muretuseks, mida mõni meist kutsub nõmeduseks, kutsub keegi lihtsalt teisiti teadmiseks. Nii olen jõudnud järeldusele, et see säästaks meid kõiki kitsikusest, kui me ei ajaks omavahel segamini iseenda arvamust ja seda, mida me näeme. Siiski tahan öelda, et sa võid, ma tean, et see on vaid minu arvamus. Pagan, ma unustasin oma vee maha. Ma tulen kohe tagasi. Kuidas ma sain seda kuidagi. Ups. Nii, siin ma olen tagasi. Aitäh südamete eest. Vett tuleb ikka kaasas hoida, kui lugemiseks läheb. Nii. Jätkame. Allapoole, siis on raamat näha, vaata. Isegi niimoodi. Ei, pigem niimoodi. Sorry. Üritan siin midagi teha. Nii. Negatiivsete siltide laisk ja loll mõju on ilmselge, kuid isegi positiivne või pealtnäha neutraalne silt kokk piirab meie ettekujutust teise inimese terviklikkusest. Nii, nüüd on alapealkirja inimintelligentsi kõrgeim vorm. Ta viitab just sellele, mida ma siin kõigepealt jagasingi. Nii huvitav, kuidas asjad on omavahel joonduses. Ma just jagasin emotsionaalset kommi, sedasama kommi, millest ta nüüd kohe siin räägib. India filosoof J. Jiddu Krishnamurti on kunagi öelnud, et inimintelligentsi kõrgemaks vormiks on hinnanguvaba vaatlus. On ju, just lugesin selle ette. Kui ma seda väidet esmakordselt lugesin, jooksis mu mõtetest läbi seisukoht, milline absurd. Enne kui avastasin, et olin just andnud sellele endapoolse hinnangu.
Enamikul meist on raske vaadelda inimesi ja nende käitumist ilma hukkamõistu, kriitika või muude analüüsivormideta. Ma sain sellest takistusest teravalt teadlikuks, kui töötasin algkoolis, kus töötajate ja direktori vahel oli suhtlemisprobleeme. Nii, parem. Piirkondlik järelevaataja palus minu abi konflikti lahendamiseks. Esmalt kohtusin töötajaskonnaga ning seejärel toimus töötajate ja direktori vaheline kohtumine. Avasin koosoleku küsides töötajatelt, milline direktori teguviis on teie vajadustega vastuolus? Tal on suur suu, tuli kiire vastus. Minu küsimus eeldas vaatlust, ent suur suu andis mulle informatsiooni selle kohta, kuidas too õpetaja direktorit hindas, mitte ei kirjeldanud direktori tegevust või juttu, mis pani õpetaja rääkima suurest suust. Kui ma sellele tähelepanu juhtisin, ütles teine õpetaja, ma tean, mida ta silmas peab. Direktor räägib liiga palju. Selle asemel, et selgelt vaadelda direktori käitumist, andis ta järjekordse hinnangu selle kohta, kui palju direktor räägib. Seejärel teatas kolmas õpetaja. Ta mõtleb, et ainult temal on midagi tähtsat öelda. Ma selgitasin, et järeldamine, mida teine inimene mõtleb, ei ole sama, mis käitumise vaatlemine. Viimaks julges neljas õpetaja öelda. Ta tahab kogu aeg olla tähelepanu keskpunktis. Kui ma ütlesin, et ka see on järelduste tegemine selle kohta, mida teine inimene tahab, pahvatasid kaks õpetajat korraga. Teie küsimusele on väga raske vastata. Järgnevalt koostasime ühiselt nimekirja kindlatest käitumisviisidest, mis õpetajaid direktori juures häirisid ning kontrollisime, et see nimekiri ei sisaldaks hinnanguid. Näiteks oli seal kirjas, et direktor on rääkinud koosolekutel lugusid oma lapsepõlvest ja sõjakogemustest, nii et vahel on kohtumine kestnud seetõttu 20 minutit ettenähtust kauem. Kui ma küsisin, kas nad on kunagi sel teemal direktoriga vestelnud, vastasid nad, et on proovinud, kuid alati hinnanguid sisaldavate kommentaaride abil. Nad ei olnud kunagi viidanud konkreetsetele käitumisviisidele, näiteks lugude jutustamine, ja olid nõus tõstatama selle teema meie ühisel kohtumisel direktoriga. Peaaegu kohe, kui kohtumine oli alanud, olin tunnistajaks sellele, millest töötajad olid mulle rääkinud. Ükskõik, mis teemal parasjagu juttu oli, direktor hõikas ikka vahele. See meenutab mulle aega, kui jätkates seejärel oma lapsepõlve ja sõjakogemuste meenutamisega. Ma ootasin töötajate sõnavõttu direktori käitumise kohta. Vägivallatu suhtlemise asemel kasutasid nad hoopis mitteverbaalset hukkamõistu. Üks pööritas silmi, teine haigutas demonstratiivselt, kolmas jõllitas kella. Ma talusin seda piinlikku stsenaariumi, kuni lõpuks küsisin, kas keegi ei ütle midagi. Järgnes piinlik vaikus. Õpetaja, kes oli meie koosolekule esimesena sõna võtnud, võttis julguse rindu, vaatas direktorile otsa ja lausus, Ed, sul on suur suu. Samamoodi jälle ikka samasse tagasi. Nagu see lugu selgelt näitab, ei ole alati kerge oma harjumustest vabaneda ja meisterlikult hinnanguid vaatlusest eraldada. Lõpuks suutsid õpetajad direktorile selgitada, millised tema käitumisviisid neile muret tekitavad. Direktor kuulas tõsiselt ja küsis, miks keegi pole seda mulle varem öelnud. Ta tunnistas, et on teadlik oma jutustamiskombest ning sellele järgnes lugu, mis puudutas seda kommet. Ma segasin vahele, märkides heatahtlikult, et ta teeb seda jälle. Me lõpetasime kohtumise töötajaskonna jaoks välja viisid, mismoodi direktorit leebelt teavitada, et tema juttudest ei hoolita. Nonii, nüüd on siin tabel, vaatluse eristamine hinnangust. Järgnevas tabelis on kõrvutatud hinnanguvaba vaatlus ja hinnanguga segatud vaatlus. Nii, siin on siis nagu tulbad, suhtlemine,
vaatlus ja hinnang segamini ja hinnangust eraldatud vaatlus. Ja esimeses tulbas suhtlemise tulbas number 1 verbi olema kasutamine ilma vihjeta sellele, et hinnangu andja tunnistab vastutust hinnangu eest. Nüüd vaatlus ja hinnang segamini, sa oled liiga helde. Ja hinnangust eraldatud vaatlus, kui ma näen sind kogu oma lõunasöögiks mõeldud raha teistele andmas, siis arvan ma, et oled liiga helde. Eks ole? Siin on nüüd siis vaatluse hinnangust eraldamine. Number 2. Suhtlemine, verbi kasutamine koos hinnangulise kaastähendusega. Vaatlus ja hinnang segamini, Dag viivitab. Hinnangust eraldatud vaatlus, Dag hakkab õppima eksamile eelneval õhtul. Number 3. Vihje, et teise inimese mõtete, tunnete, kavatsuste või soovide kohta tehtavad järeldused on ainus võimalik variant. Vaatlus ja hinnang segamini, ta ei saa seda töökohta. Ja eraldatud, ma arvan, et ta ei saa seda töökohta, ehk siis see on ikkagi minu arvamus, see ei ole päris fakt, eks ole. Ja siis on ta ütles, et ei saa seda töökohta. Nagu ma arvan, et ta ei saa seda töökohta, ta ütles, et ei saa seda töökohta. Number 4. Oletuste segiajamine teadmistega. Vaatlus ja hinnang segamini, kui sa ei söö tasakaalustatud toitu, siis su tervis halveneb. Hinnangust eraldatud vaatlus, kui sa ei söö tasakaalustatud toitu, siis ma kardan, et su tervis võib halveneda. Nii, number 5, teate ebatäpsus. Kokku on ainult 7, nii et ei ole väga hullu. Nii, vaatlus ja hinnang segamini, vähemusrahvad ei hoolitse oma vara eest. Ja eraldatud, ma ei ole näinud vähemusperekonda, kes elab Rossi tänaval majas number 1679 oma kõnniteelt lund rookimas. Täiesti, on ju, siin on nagu konkreetne tegevus välja toodud. Ma tean, kui ma seal käisin selles Gordoni perekoolis, siis see oli, seal samamoodi õpetatakse seda, et kui sa nagu vaatad last midagi tegemasid, siis mitte, et sa kogu aeg teed seda, vaid konkreetne situatsioon. Näe, täna kell 3 ma avastasin, et sinu mustad sokid olid põrandal. Eks ole, et nagu konkreetne situatsioon. Nii, number 6. Sõnad, mis viitavad mingile võimele viiteta hinnangule. Mingile võimele viiteta hinnangule. Vaatlus ja hinnang segamini, Hank Smith on halb jalgpallur. Nii, ja nüüd on hinnangust eraldatud vaatlus, Hank Smith pole löönud 20 mängu jooksul ühtegi väravat. Nii, number 7, määrsõna ja omadussõna kasutamine viiteta hinnangule. Jim on kole, mis siis tegelikult Jimmi välimus ei meeldi mulle. On ju? Nii, ja märkus, sõnad on alati, kunagi, iial, iga kord, kui ja nii edasi väljendavad vaatlust järgmistel juhtudel. Iga kord, kui mina olen Jacki telefoniga rääkimas näinud, on ta seda teinud vähemalt 30 minutit. Ma ei mäleta, et sa oleksid kunagi mulle kirjutanud. Vahel kasutatakse selliseid sõnu liialdustena. Neil puhkudel on vaatlus segatud hinnanguga. Sul on alati kiire või teda ei ole kunagi kohal, kui teda vaja on. Mõtleme tagasi, millal me oleme niimoodi öelnud. Kunagi. Sa ei tee kunagi seda nii, nagu ma tahan, mis ei ole tõsi. Kui neid sõnu kasutatakse liialdustena, kutsuvad nad kaastunde asemel sageli esile kaitsehoiaku. Täitsa loogiline, eks ole. Sõnad harva, tihti ja muu seesugune võivad samuti kaasa aidata hinnangu ja vaatluse segi ajamisele. Hinnang, sa teed harva seda, mida mina tahan. Vaatlus, 3 viimast korda, kui ma midagi ette panin, ütlesid sa, et ei taha seda teha. Hinnang, ta käib siin tihti. Vaatlus, ta käib siin vähemalt 3 korda nädalas. Kokkuvõte. VVS-i esimene komponent nõuab vaatluse eraldamist hindamisest. Kui me need ühendame, võivad teised kuulda kriitikat ja meie sõnadele vastu hakata.
VVS on protsessi keel, mis ei tunnista jäiku üldistusi. Vastupidi, iga vaatlus on eriomane konkreetsele ajale ja kontekstile. Pigem Hank Smith ei ole 20 mängu jooksul ühtegi väravat löönud, kui Hank Smith on halb jalgpallur. Nii, VVS praktikas sellised kastides. Kõige jultunum õpetaja, kes meil kunagi on olnud. See dialoog leidis aset ühel minu seminaril. Pärast pooletunnist tutvustust tegin väikese pausi, et kuulata ja osalejate tagasisidet öeldule. Keegi tõstis käe ja teatas, sa oled kõige jultunum õpetaja, kes meil kunagi on olnud. Päris karm, eelmine kord ma lugesin, kus keegi ütles talle mõrvar ja lapsetapja ja nüüd öeldakse talle, et sa oled kõige jultunum õpetaja. Minu jaoks avab selline pöördumine mitmed võimalused. Üks võimalus on võtta sõnumit isiklikult. Ma tean, et teen seda siis, kui mul on suur tung lömitada, ennast kaitsta või vabandusi leida. Teiseks võimaluseks, mille ma olen hästi omandanud, on vasturünnak sellele, mida ma pean endale suunatud rünnakuks. Seekord valisin kolmanda võimaluse ja keskendusin sellele, mis võis peituda tolle mehe väite taga. Nii et siis Marshall, selle raamatu autor, vaatluse põhjal tekkinud arvamus. Kas sa reageerid nii sellele, et ma rääkisin kohe 30 minutit järjest oma vaadetest, enne kui andsin teile võimaluse rääkida? Phil oli siis see mees, kes seda ütles. Ei, sinu suus kõlab see nii lihtsalt. Marshall püüdes säilitada edasist selgust. Kas sa reageerid nii, sest ma ei öelnud midagi selle kohta, kui raske võib säärase mudeli rakendamine mõne inimese jaoks olla? Phil, ei, mitte mõne inimese jaoks, sinu jaoks. Marshall, seega reageerid sa nii, sest ma ei öelnud, et minul on vahel raske seda mudelit kasutada. Phil, täpselt nii. Vaata, kui huvitav, mis nüüd välja tuli. Marshall, nii et sa tunned ennast häirituna, sest oleksid soovinud minult mõnda märki selle kohta, et mul võib olla vahel raske seda mudelit kasutada. Phil pärast mõningast pausi. Täpselt nii. Marshall, nüüd juba palju rahulikumana, olles ühenduses teise inimese tunnete ja vajadustega, pööran ma tähelepanu sellele, mida ta võib minult paluda. Seega sa soovid, et ma tunnistaksin kohe praegu, et mul võib olla seda mudelit vahel raske kasutada. Phil, jah. Marshall, saanud tänu vaatlusele selgust tema tunnetes, vajadustes ja soovides, vaatan enesesse, et jõuda selgusele, kas ma soovin teha seda, mida ta palub. Jah. Mul on seda meetodit tihti raske kasutada. Seminari jätkudes kuuled sa arvatavasti mind kirjeldamas erinevaid intsidente, kus ma olen näinud vaeva või täielikult kontakti kaotanud selle protsessiga, selle teadlikkusega, mida teile siin tutvustan. Kuid mind on innustanud jätkama need tihedad kontaktid inimestega, mis tekivad, kui ma jään selle mudeli juurde. Nii, Harjutus number 1, vaatlus või hinnang. Et selgitada, kuidas sa suudad vaatlusel ja hinnangul vahet teha, soorita järgnev harjutus. Tule tee kaasa. Tõmba ring ümber igale numbrile, millele järgnev väide on puhas hinnanguga segamata vaatlus. Nii, ehk siis mõtle siin praegu lihtsalt. Meil on siin kokku 10 väidet. Ma loen esimesed 3 kõigepealt ja siis ütlen nendele vastused ja siis loen järgmised. Ja sina mõtle iga kord, kui sa seda kuuled, kas see on ilma hinnanguta või on see hinnanguga vaatlus. Number 1. John oli minu peale ilma igasuguse põhjuseta vihane. Mõtle, kas see oli hinnanguga või hinnanguta. Number 2. Eile õhtul näris Nancy tellerit vaadates sõrmeküüsi. Number 3. Sam ei küsinud koosoleku ajal minu arvamust. Nii, või võtaks ükshaaval. Nii, number 1. John oli minu peale ilma igasuguse põhjuseta vihane. Mis sa arvasid? Kas see on hinnanguga või hinnanguta? Nii, kui sa sellele numbrile ringi ümber tõmbasid, ehk siis ilma hinnanguta, oleme ühel nõul. Mina pean väljendit ilma igasuguse põhjuseta hinnanguks. Veelgi enam, ma pean hinnanguks ka järeldust, et John oli vihane. Ta võis tunda valu, hirmu, kurbust või midagi muud. Vaatlus ilma hinnanguta võiks olla
John ütles mulle, et ta on vihane või John virutas rusikaga laua pihta. Nii, number 2. Eile õhtul näris Nancy telerit vaadates sõrmeküüsi. Hinnanguga või hinnanguta? Kui sa tõmbasid sellele numbrile ringi ümber, oleme me ühel nõul, et vaatlusele polnud lisatud hinnangut. Ma hakkan märjaks saama siin. Liigutame mõned asjad vihma käest ära. Et siis jah, number 2, see on ilma hinnanguta. Number 3, Sam ei küsinud koosoleku ajal minu arvamust. On see hinnanguga või hinnanguta? Hinnanguta. Oleme ühel nõul, et vaatlusele polnud lisatud hinnangut. Number 4. Minu isa on hea inimene. On see hinnanguga või hinnanguta? Minu arvates kõlab, autor siis vastab, minu arvates kõlab hea mees hinnanguliselt. Vaatlus ilma hinnanguta võiks olla. Viimase 25 aasta jooksul on mu isa andnud 10% palgast hea tegevuseks. See on konkreetne tegevus. Number 5. Janice töötab liiga palju. Mis sa arvad, hinnanguga või hinnanguta? Minu arvates on liiga palju hinnang. Vaatlus ilma hinnanguta oleks Janice veetis kontoris sel nädalal üle 60 tunni. Ehk siis liiga palju on hinnang, eks ole. Number 6. Henry on agressiivne. Hinnanguga või hinnanguta? Sõna agressiivne on hinnanguline. Vaatlus ilma hinnanguta oleks Henry lõi oma õde, kui too telekanalit vahetas. Number 7. Pam oli sel nädalal iga päev järjekorras esimene. Hinnanguga või hinnanguta? Hinnanguta. Polnud lisatud hinnangut. Number 8. Minu poeg jätab tihti hambad pesemata. Mis te arvate? Number 8. Hinnanguga. Tihti. Vaatlus ilma hinnanguta kõlaks 2 korda sel nädalal ei pesnud minu poeg enne magama minemist hambaid. Number 9. Luke ütles mulle, et ma ei näe kollases hea välja. Mis te arvate? Ei olnud hinnangut. Number 10. Kui ma oma tädiga vestlen, hakkab tema hädaldama. Number 10. Marshalli arvates on sõna hädaldama hinnanguline. Vaatlus ilma hinnanguta kõlaks minu tädi helistas mulle sel nädalal 3 korda ja rääkis iga kord inimestest, kes on kohelnud teda viisil, mis talle ei meeldi. See on siis objektiivne situatsiooni kirjeldus, eks ole. Nii. Ja ongi veel viimane luuletus jäänud mask. Alati maski kaamet hoidis ta saledas käes. Alati oli tal mask näo ees. Ta ranne tõesti sobis selleks ja hoidis maski kergelt. Siiski vahel käsi värises. Näpuotsad vabisesid. Kas ta ikka hoidis maski nii vaevata? Aastaid imestasin, kuid ei tihanud küsida. Ja siis tegin ma vea ning vaatasin maski taha, et leida ei midagi. Tal ei olnudki nägu. Temast oli saanud vaid käsi, mis hoidis graatsiliselt maski. Tundmatu autor. No vot nii. Nii et 3. peatükk lõpetatud. Ma arvan, et siia me jääme ja koduseks tööks võikski olla siis hakkame vaatama omaenda suhtlemises, millal me paneme hinnangu ja millal me ei anna hinnangut. Nii, aga nüüd teeme energiajoonduse. Nii, vaatame, kuidas me seda asja siin teeme. Ma arvan, et me teeme seda asja siin niimoodi, et ma jään siia samasse. Hakka kuskile minema. Sina leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus, rahulik omaette olemine. Ma võtan mikrofoni kätte, siis ta ei lebise mul siin igal pool. Nii, hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt. Ja ma panen vähemalt selle. Näitan vihmast õue teile. Nii. Hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja.
ja iga kord sisse hingates hingame sisse teadlikkust ja välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem ja rohkem. Lõdvestame iga hingetõmbega aina rohkem ja rohkem. Ja võtame vastu teadlikkuse. Iga kord, kui sisse hingame, võtame vastu rohkem teadlikkust. Kuidas on võtta vastu rohkem teadlikkust iseenda suhtlemisviisi kohta? Hakata vaatama iseennast igapäevaselt. Kui palju ma annan hinnanguid ja kui palju ma näen teised inimesed annavad hinnanguid. Ja kuidas see siis on, kui ma õpin olema rohkem teadlik teiste inimeste vajadustest, aga eelkõige iseenda vajadustest. Kuidas ma saaksin olla järjest rohkem joonduses iseenda vajadustega? Et ma õpiksin kuulama iseenda vajadusi, õpiksin mõistma enda vajadusi ja neid väärtustama. Sest nii tihti me oleme iseenda vajadused kõige alla pannud, kõige viimaseks. Aga mis siis, kui meil on vaja vaadata iseenda vajadusi kui kõige olulisemaid? Võtame selle teadlikkuse vastu, võtame selle enda võtame selle omaks, saame sellest aru, mõistame seda täielikult, kui oluline see on. Olla joonduses iseenda vajadustega. Ja hingame ja lõdvestume sellesse olemisse. Aitäh sulle, et sa kuulad nüüdseks iseenda vajadusi ja lubad endal võtta vastu teadlikkust iga päev. Nii iseenda hinnangute andmisest kui ka teiste hinnangute andmisest. Ja mis on meie kõigi vajadused nende hinnangute taga?
aitäh. Võid siia jääda nii kauaks, kui soovid. Ja kui oled valmis, siis tuled rahulikult siia reaalsusesse tagasi.